Minu nimi on Rico Veskiväli ja tänases videos vaatame praegust planetaarset seisu ja keskendume siis homme 29. juulil kolmapäeval olevale siis täiskuule, mida võib ka, ma arvan, nimetada selle aasta kõige selliseks mõjusamaks või üheks olulisemaks täiskuuks. Ja siis selles videos räägimegi siis rohkem kuust. Ja etteruttavalt võin siis öelda ka, et ma olen siis sellele astrotark.ee eestikeelsele astroloogia tarkvarale sellise kuu uuenduse juurde teinud, kus siis saab vaadata kuu faasi ja siis rahvatarkusel, vanarahva tarkusel baseeruvat sellist kuutarkust olen siia juurde pookinud. Aga täna siis räägimegi täiskuust, mis siis siin homme õhtul natukene peale kella 10 siis idast tõuseb meil see täiskuu. Ja miks ta siis nii mõjus ongi sellepärast, et siin kui vaadata siis neid teisi planeete, millega siin kuu siis homme õhtul aspektis on. No, et siin on siis näha, et homme õhtul ta siis tõuseb siit, et siin sünnikaardil või horoskoobil siis idapunkt on siin vasakul, et planeedid tõusevad siit ja loojuvad siia läände siia. Ehk siis me näemegi homme õhtul, et kui päike on siit läänest loojunud ja kuu on siit just tõusmas, et siis ta moodustab sellise opositsiooni, päike ja kuu ja siis päikese kuu opositsioon tähendabki seda, et tegemist on meil siis täiskuuga. Ja mis siis tähendab, see niiviisi lihtsalt öeldes, et siis planeet Maa, mis on siin keskel, et jääb siis nende kahe vahele nii-öelda ja siis päike täielikult valgustab siis seda kuu meile nähtavat poolt. Ja miks see siis nii mõjus on, et siit kohe ongi näha tegelikult, et siin toimub ka siis samal ajal selle kuu ja Pluto konjuktsioon taevas ja siis Jupiter ja päike on samal ajal konjuktsioonis ühenduses taevas koos. Ja siis kõik need välisplaneetide sellised trigoonid ja sekstiilid siin, mis on hetkel valdavad, millest oleme siin pikemalt rääkinud ka. Pluto ja Uraani sekstiil, mis on selline pikem teema siin järgnevatel aastatel ja hetkel käimas olev. Ja siis muidugi trigoon ja siis muidugi siit need sekstiilid siis. Neptuuni sekstiil Uraanile ja siis Neptuuni sekstiil sellele Plutole siin, et see on selline, kuidas siis öelda, selline valdav teema, mis praegult on ja võib-olla ka siis selline pöördepunkt sellises ühest ajastust teise. Ehk ma arvan, kõik inimesed tunnevad, et hetkel on selline suur transformatsiooni aeg, et midagi on siin maailmas põhjalikumalt muutumas. Seda me näeme nii tehnoloogias kui sellistes tehnoloogilises maailmapildis, olgu siis, ma ei tea, tehisintellekti, tehisaru või siis seal revolutsioon kuskil energeetikas või üldse võtta ükskõik milline tehnoloogiline haru ja seal on suured muutused hetkel toimumas ja siis muidugi ka inimeste endi sellises maailmavaated on nihestumas ja üleüldine status quo või siis selline üleüldine elukorraldus on murenemas, lõhenemas, muutumas ja midagi uut on sündimas. Ja alustuseks siis võib-olla, et kui me siin täna siis keskendumegi sellele täiskuule, mis siin siis homme siis valdavaks saab või sellest 100%-liseks, et siin selles astrotark.ee siis ma sain ka valmis just paar päeva tagasi siin sellise kuu lehe, kus saab ka siis jälgida siis niiviisi täpsemalt siis seda hetkelist kuu faasi ja siin siis näemegi, et järgmine täiskuu on 29. juuli ja siis järgmine noorkuu on 12. august ja siin on siis kuu tõus ära märgitud, kuu loojang. Ehk siis saate siin niiviisi hõlpsasti jälgida parasjagu käesolevat kuu faasi ja siis ka võib-olla sellest lähtuvalt natukene rohkem siis oma elu sättida, eks. Ehk siis see täiskuu on ka üks selline asi, mida seda siis võivad ka siis, ma ei tea, perearstid või hädaabi dispetšerid või väga paljud inimesed siis tunnevad seda täiskuud, eks. Et kuidagi see täiskuu mõjutab inimesi.
Aga mida siis kuu üldse astroloogiliselt tähendab, et siin Astrotark lehel on ka siis õppematerjalid ja siin vaatamegi siis korra siis neid planetaarseid arhetüüpasid ja siin on siis iga siis selle planetaarse arhetüübi jaoks selline kirjelduseks ja siin on Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, Pluto ja siis on sellised eestikeelsed kirjeldused, et need tulevad siis Richard Tarnase sellisest käsiraamatust, mille ma olen siis eesti keelde tõlkinud Tarnase lahkel loal ja siis tutvustangi teile siis natuke seda kuud kõigepealt eraldi, kui siis keskendume ka siis võib-olla sellele Kuu ja Pluto konjunktsioonile taevas, mis siis on ka võib-olla selline väga nagu märgiline, et miks see täiskuu on siis nagu eriti võimas praegu, eks. See siin 29. juulil 2026 kolmapäeval tulev täiskuu. Aga kuu siis esindab siis psüühika naiselikku poolt. Jungi terminoloogias anima, ehk siis anima on siis Jungi terminoloogias see psüühika naiselik pool. Ja sõna psüühe või psüühika, see tuleb kreeklastelt, on algupäraselt see siis tähendaski nagu hinge, eks, et siis siis psühholoogia võib ka vaadelda, et see on selline hingeteaduseks. Siis kuu ka siis rohkem viitab siis sellele psühholoogiale või sellele hinge poolele. Et kuu on tihedalt seotud emotsionaalselt ja instinktiivselt reageeriva isiksusega. Siis see emotsioonid, need instinktid, inimese olemuse psühhosomaatilise alusega ja varase ema-lapse suhtega. Ema-lapse suhe, see on siis, mida siis paljud loodusrahvad räägivad, et miks see kuu siis on just nii oluline, ongi just selle pärast, et ta on siis selle planeet Maale nii lähedal. Ta on see kõige lähemal asuv taevakeha planeet Maale, eks. Siin siis 2028 peaksime siis inimesed minema tagasi kuu peale, et sellise huvitaval kombel siis sellise tehnoloogilise revolutsiooni, tehisaru, kõik, mis praegu toimunud on, Elon Muski, SpaceX ja nii edasi, et selline kosmose vallutamine on uuesti päevakorras ja kuule minek on uuesti päevakorras, baasid kuu peale, et siis ma eile just hoian ka sellele teemale rohkem silma peal ja siis see tagasiminek ka kuu juurde on ka nagu aktuaalne hetkel ja siis siin peaaegu 2 aasta pärast siis inimesed ka uuesti seal kuu peal. Aga seda räägivad ka siis loodusrahvad, et see kuu on ju niivõrd oluline, et ta on meile see planeet Maal kõige lähemal. Et tal on just see läheduse printsiip ja kes on siis inimesele kõige lähedasem inimene on ema, eks, ja siis kuu sümboliseeribki seda teatavat nagu lähedust või seda suhte printsiipi, seda lähisuhte printsiipi. Et siis kuu sümboliseerib teatud mõttes inimese olemuse üsa või maatriksit. Kui päike peegeldab inimese autonoomset teadvust, isiklikku identiteeti ja tahet ning on oma olemuselt aktiivsem iseseisvam, siis kuu esindab pigem inimese aluseks olevat psühholoogilist iseloomu. Jälle siis see psühholoogiline pooleks. Neid osi endast, mis on teadvusele varjatumad. Et kui päikse osa meist on see, mis on nagu hästi selge ja niiviisi paistab esile, niisugune teadlik pool, siis kuu on just selline varjatum pool, alateadlik, kõik sellised mustrid, võib-olla mis me oleme, aga mida me ei märka endast. Ning on oma olemuselt vastuvõtlikum ja spontaanselt reageerivam või tundlikum. Eelkõige vastab kuu inimese tunnetele ja neile levinud, kuid suures osas alateadlikele psühholoogiliste mustritele. Siis see tunnete teema. Emotsioonid, tunded, kõik see sisemaailm viitab kuule, mis on kujunenud sügaval inimese minevikus. Kuu ei ole lihtsalt alateadus, vaid on arhetüüpselt seotud sellega, millest kaasaegne mina kipub olema alateadlik. Psüühika, emotsionaalne, füüsiline, kujutlusvõimeline, perekondlik, esivanemate põhi või maatriks, ehk siis see alateadvuse pool on kuu. Ja mida siis ka näiteks arhetüüpne astroloogia või astroloogia aitab teha, et kui sa näiteks õpid tundma näiteks, et mida see kuu siis astroloogiliselt tähendab, eks, või päike või siis need ülejäänud planeedid seal, et siin kohe räägime Pluutost ka, sest et siin homme on siis päike ja Pluuto on taevas koos, eks. Ehk siis see Pluuto on see kõige kaugemal asuv taevakeha. Indiaanlased kutsud teda siis nimega, et see, kes asub hästi kaugel. Pluuto, tema see nimi tuleb sealt kreeklastelt, siis selline kreeka nimi, aga et kui me õpime tundma, siis mida näiteks see kuu või Pluuto tähendab, mida ta sümboliseerib meie eludes, need tähed seal üleval või need täheinimesed, et siis me hakkame ära tundma nagu seda mingit teatavat osa nagu iseendast.
et ma siin just hiljuti käisin ka Lõuna-Dakotas seal ühe indiaanlase juures, siis ta ütles ka, et need tähed seal üleval või need planeedid, et see on selline kord, see on nagu kõrgem kord, mille siis looja on loonud siia, need on mingid kõrgemad seadused, mille järgi see elu siin maa peal, mida see elu siin maa peal järgib, eks, neid kõrgemaid seadused, et need ei ole inimeste loodud seadused, need inimeste loodud seadused on üsna nii-öelda nagu tühised, kõrvutades või võrreldes siis nende kõrgemate seadustega, mis on siis nagu see täiskuu või siis need teised tähed seal üleval, et nad kõik kannavad endast mingit sellist, neil on see mingi roll või mingi seadus, mida nad nagu loovad või kes nad on, eks. Ja siis kuu vastab sellele, kuidas inimene tunneb ennast isegi enne, kui ta enda peale mõtleb. Samuti sellele, kuidas ta kipub spontaanselt suhtuma teistesse ja elu erinevatesse olukordadesse. Nagu kuu pidevalt muutuvad tsüklid ja faasid on psüühika kuu osa seotud inimese meeleolude ja tunnetega, mis on ka siis oma iseloomult muutlikud ja kõikuvad. Kuigi teisel tasandil on selle sügavalt juurdunud mustrid väga püsivad. Ühelt poolt on ta selline muutlik, sest kuu faasid on sellised kiiresti muutuvad, eks. Ehk kuu muutub kiiresti, liigub kiiresti taevas, aga samas on ka siis need sellised sügavad mustrid, sellised emotsionaalsed, alateaduslikud mustrid. Need on need mingid meie osa, mis me oleme, eks, mis on aja jooksul kujunenud, mingid sügavad mustrid, millest me võib-olla ole isegi teadlikud, eks. Kuu puudutab inimese vahetud psühhosomaatilist reaktsiooni elule, mis algab varases lapsepõlves. On osaliselt pärilik ja osaliselt kujunenud varastes suhetes maailmaga, eriti ema ja teiste emafiguuridega. Just traditsionaalse astroloogias ka kuu pigem siis sümboliseeris just seda nagu neid emasid või ema või neid inimesi elus, kes siis, tal on kindlasti see naiselikum kvaliteet. Päikselis jällegi nagu see maskuliinsem või selline jõulisem kvaliteet. Seda võib ka vaadata nii, et päikese valgus on selline tugevam, eks. Kuu valgus on selline pehmem valgus. Nii. Kuu mõjutab inimese kuuluvustunnet või selle puudumist. Seda, kuidas inimene kaldub hoidma ja hoolitsema ning on seotud nii ema instinktiga kui ka imiku ja lapsepõlve vajaduste instinktidega. Hilisemas elus peegeldab kuu inimese kõige intiimsemate suhete nii perekondlike kui ka muude olemust. Samuti inimese kodust elu. Mütoloogilises mõttes on kuu seotud suure ema jumalanna teatud aspektidega ja on oma olemuselt yin. Siis natuke sellest kuust, eks. Et kindlasti sellise astroloogiliselt kuu ja päike, kelle siis nagu koos toimel ka see täiskuu tekib, eks, et see kuu ja päike on astroloogiliselt ka need kaks nagu olulisemad või see alusvundament siin sellel inimolemusel. Et see on siis nagu kuust natukene, et kes see kuu on, eks. Ja siis täna siis ongi siin näha, et siin tekib see Pluto ja kuu siis selline konjunktsioon siia taevasse, et nad on siin taevas kõrvuti, et ma juba siin teile näitasin ka, et siin on nad siis, kui nad siin homme õhtul siit idast tõusevad, eks, et siis võite minna ka vaatama peale kella 10, või siin 10-11 vahel on siis juba ilusti näha. Ja siis võite ka vaadata seda, et kui siin kuu näiteks tõuseb homme õhtul, et siis kui vahetult siia näiteks põhja poole vaadata või ülespoole kuust, et siis on näha ka siis üks eredamaid tähti, milleks on Altair, et siis see on see kotka tähtkuju, see kotka silm, et see on 12 kõige eredam täht taevas, et siis võite ka näiteks ühe ereda tähe ära õppida. Et ta on siis selle kuuga siin täpselt nii-öelda sünkroonis või kohakuti. Jaa, aga sellest Plutost siis natuke juurde rääkida, et miks see täiskuu siis on võib-olla siin üks võimsamaid sellel aastal, et ongi just selle Pluto konjunktsiooni pärast. Siin muidugi opositsioon veel selle Pluto ja Jupiteri enda vahel, millest ma rääkisin ka siin võib-olla 6 aega tagasi, tegin eraldi video siis selle Pluto ja Jupiteri opositsiooni kohta, mis on ka siis võib-olla selle suve selline kõige valdavam planetaarne seis, mis meid mõjutab. Aga Pluto siis oma olemuselt ongi siis selline intensiivne tüüp, intensiivistaja, transformatsioon, surm ja taassünd, selline võimas tüüp, eks.
no siis ma tutvustan teile natuke seda Pluutot ka, sest et ma arvan, et see praegune täiskuu sunnibki siis ma arvan võib-olla just sellise transformatsiooni teemaga tegelema või siis sellise surma ja taassünniga või kuidagi nagu uuesti tõusmisega või millegi nagu intensiivselt nagu kogemisega. Ja võib-olla siis selle täiskuu enda või selle kuu kogemisega või kuidagi uuesti sündimisega siis võib-olla sellisele kõrgemale ilule või korrale või siis sellele elule endale, et kuna see maailm on hetkel muutumas, on ju, et siin on ühelt poolt on veevala ja ajastu on, me siseneme veevala ja ajastusse, on ju. See on siis sellise lääne koolkonna järgi, siis seal Indias me väljume siis sellest Kali juugast, mis on sellise madala teadvuse ajastu. Dvapara juuga ja according to Sri Yukteswar Giri Dvapara juuga, the ascending Dvapara juuga comes right after Kali juuga, igal juhul, et ajastud on vahetumas ja siis ka sellise India sellise kõrgema aja järgi või tsüklilise aja järgi on siis ka tulemas nagu uus ajastu, on ju. Ja see Dvapara juuga, siis Sri Yukteswar, üks kuulus India guru, tema ka siis nägi just nagu märke siis sellisest, kuidas inimene hakkab taas looma või avastab siis nagu sellise energia või siis sellise tuuma või siis sellise just nagu energia uut olemust, on ju. Ja tänapäeval siis me näeme ka, kuidas siis siin on väga lähedal on siis sellised suured läbimurded siis just nagu energia, puhta energia valdkondades, on ju. Ja maailm on muutumas, ma arvan, et seda nagu tunnevad kõik ja siis me kõik oleme ka nagu reinkarneerunud või tulnud praegult siia sellesse ellu, et kogeda siis sellist tohutu suurt nagu transformatsiooni, mis hakkab toimuma, on ju. Ja ma arvan, et see nüüd nagu näha, vaadates seda tehisarvu just arengut, et siis ma arvan, see transformatsioon on nagu üsna lähedal ja inimesed võib-olla ei adugi veel, et kui võimas see transformatsioon on. Või see, ütleme, ühiskonna või elukorralduse muutus, on ju. Aga Pluto ongi siis, ütleme, selline intensiivse transformatsiooni, surma taassünni selline arhetüüp või sümbol. Ja siis selle täiskuu kõrval siin, et ta siis nagu intensiivistab või võimestab seda täiskuud, on ju. No siit tuleb veel see Uraani trigoon siia peale. Neptuuni sekstiil siia peale. Et see nagu üks võimsamaid täiskuusi siis see aasta, eks. Ja siis muidugi on tore ka siis selle võimsa täiskuu valguses siis siin selle Astrotark lehel ka siis välja kuulutada see või siis anda teada teile, et see kuu faaside või see kuu feature või see lisa on ka siia juurde tulnud, et ma on ise, see on üks asi, mida ma on ise alati tahtnud endale, et oleks telefonist, et kui te tead, siis seda Astrotarka saab ka siis nagu telefonist kasutada, panna selle äppi endale siia lehele, on ju, ja siis te saate mõnusalt seda kasutada siin, on ju, et seda kuutsükli teemat, et ma olen alati tahtnud endale telefoni lähedale vaadata, et Eestis on meil paljud ajal on pilved, et siis saaks vaadata, et mis seisus see kuu hetkel on. Ehk siis, sest vanal ajal on ju see, ja ütleme, kõik iidsed tsivilisatsioonid ja inimesed on alati elanud selle kuu järgi. Täiskuu ja siis noor kuu olid nagu need kaks olulisemat aega. Ja siin ma siis kirjutan ka, et vana rahvas uskus, et kuu ringkäigus vahelduvad pehme ja kõva aeg. See pehme kõva aeg, see on täiesti teine veel selline suur teema, kuidas siis nagu eestlased vanasti teadsid, et mida millal teha, eks. Et see kõik asju tehti kuu järgi. Ja siis siin on siis jutumärkides, et mis kõval ajal tehtud, see püsib, öeldi. Pehmel ajal tehtud aga pehmenes, lagunes ja kadus ruttu. Nõnda jaguneb kuutsükkel 8 vahelduvaks järguks, millest iga ühel on oma iseloom. Ja siis siia ma olen need vahelduvad järgud sisse pannud ka, et siis täiskuu aeg ongi see pehme aeg, ehk siis haripunkt kuutsükli kõige säravam aeg, mis jõuab tippu täiskuu päeval, kõik on nähtaval ja selge, hea aeg kokkuvõtteid teha ja tänulik olla, mitte uut ette võtta. Ja kui te siit lähete siis edasi mööda seda kuutsüklit, et siis on näha, mismoodi see pehme ja kõva aeg siit vahelduvad. Ja siis siin vahelduvad ka need kirjeldused, et mida siis, mis ajal nagu teha tasub, eks. Ehk siis selline vanarahva tarkusel baseeruv siis selline kuu või siis Astrotarga selline kuu lehekülg, kus sa saad siis ka siis nagu olla siis sellises
tähenduslikumas ja teadlikumas suhtes esivanemate kombel siis selle kuuga, eks. Aga et see praegune seis siis just, et see Pluto selline kuu transformatsioon või siis sellise kuu on üldse nagu kõik suhted sellises nagu baastasemel, aga siis ka suhted nagu siis sellisel kõrgemal tasandil, et ta hakkab nagu perekonnast pihta, siis ta läheb kaugemale, ta on su kogukond, ta on su küla, ta on linn, ta on riik, ta on see liit, on ju, ma ei tea, ta on nagu sümboliseerib kõiki suhted, eks. Ja siis me jälle siin näeme, kuidas on see kõik see Pluto, see surm, taastumine, transformatsioon, kõik need planeedid on nagu sellises nagu sünkroonis või sellises seisus, kus siis nagu me näeme, et me tunnetame, et see, mida sa tunnetad ka oma elus on ju, et kõik see mingi vanad suhted, mis on nagu, mis ei teeninda sind enam. Või siis see uus just, mille poole sa oled nagu liikumas on ju, see uus olemise viis või see uus maailmapilt või see uus nii-öelda paradigma. Või kõik see uus, mis nagu kannab sind on ju, et siis, et see tõstab nagu seda esile väga tugevalt. Ja nii, ja siis Pluto ongi see, kes seda teeb ka, eks, et siis, ja siis näiteks siis Plutos natuke, et Pluto on ürgse loodusjõu arhetüüp, universaalne elujõud, mis ajendab kogu evolutsiooni ja transformatsiooni. Pluto esindab võimu põhimõtet, ürgset jõudu, algset libiidot ja agressiivsust ning on sisuliselt identne Freudi iidkäsitlusega. See on Dionüüsus elujõud, Mao jõud, Kundaliini, ehk siis Pluto on selline intensiivne jõud, loodusjõud. Sunnib, annab jõudu, valitseb, muudab, hävitab ja taaselustab. Pluto valitseb instinkte ja loodusjõude, ta valitseb sünni, seksi, surma ja bioloogilise protsessi ning on oma sügavamal tasandil hõlmab ta surma ja taas sünnib salapära. Ehk siis see on selline surm ja taas sind, millegi uue tulek, selline intensiivsus. No siin on veel see pikk kirjeldus on ju, siin õppematerjalid, ma olen siin sellised korralikud eestikeelsed tekstid kogunud, et kui sind huvitab näiteks astroloogia või sind huvitavad need planeedid või mida see tähendab, kuidas lugeda sünnikaarte, mida tähendavad transiidid sinu elus on ju, see on see, kuidas planeedid sind praegu mõjutavad, iga ühte meist eraldi, ehk meil on siis see praegune maailma horoskoop nii-öelda, see on see, kuidas siis planeedid praegult taevas on, et see on see, mis mõjutab meid kollektiivselt, aga siis meil on ka see isiklik mõjud, et need on need, kuidas siis meie sünnihetk või sünnikaart on sellises suhtes sellise praeguse taevaseisuga. Selle asjade nimed on siis transiidid, et seal on siis võimalik vaadata ka selliseid pikki mõjusid ja siis sellised lühikesi mõjusid. Eriti huvitav on just jälgida need pikemad mõjusid, siis need kirjeldavad sellised 2-4 aastaseid sellised tsükleid meie elus. No siin ka siis paar kuud tagasi ma sain valmis sellise transiitide ajajoone feature'i või sellise võimaluse, et kuidas on selgemini vaadata, siit saab ka muidugi seda maailma horoskoopi vaadata. Ehk siis see on üks temaatika, mis nagu praegult tugevalt õhus ongi, millele ma olen ka siin aega kulutanud ja palju materjali kogunud ja jälginud, et kuidas ka siis see tehnoloogiline revolutsioon siis sellise Uraani ja Pluto trigooni valguses, siin te näete, see siis Uraan ja Pluto on siin ja siis see trigoon siin, et see on siin valdav siin järgmistel aastatel, et kuidas selle valguses siis siin sündmused maa peal toimuvad ja siis me näemegi, et see intensiivne periood ongi siin, siin hakkab praegult pihta see ülitugev täpsus ja nende lainete, siis nendel haripunktidel siis tulevadki tihti siis mingid läbimurded, siin 2028 läheb inimene kuu peale, siin saab kõik vaadelda kõiki nende praeguste rakettide mingid katsetusi, AI tulekut, kõik see selline tehnoloogiline revolutsioon, mis praegult toimumas ongi siis ka siis Uraan, trigoon, Pluto valguses, sellest ma sügisel tahan kindlasti rohkem rääkida teile, sest et see on selline valdav temaatika, aga et siis selle ajajoonel saab ka siis nagu selliste lainetena jälgida siis selliseid nagu põhiseise teie eludes, eks. Ja sellised, et need lained ka natuke nagu mugavamalt või ilusamalt või arusaadavamalt siis kujutavad ka siis sellised tsükleid, mis on nagu aktuaalsedeks inimese elus. Ja siis siin alla muidugi need kirjeldused, siis saab lugeda ja nii edasi. Aga ja siis hetkel me olemegi siis sellises, et see tulev täiskuu on siis märgiline homme 29. juulil.
ja seda võib siis vaadelda üldse seda praegust sajastad, et need välisplaneedid on ka siin omavahel siis, kui siin natuke puhtamaks teha, siis need 3 kõige kaugemat planeeti on omavahel ka sellises tugevas seisus, et see Pluto Uraani trigoon, millest ma rääkisin, ja Neptuun seda sekstiilis ja tegemas, et mingis mõttes selline vaimne nagu, Neptuun siis viitab ka palju sellisele vaimsele poolele elust või sellele ühendumisele, sellise kõrgemale transcendentaalsele sfäärile, et see on ka sellises toetavas seisus, nende välisplaneetide vahel on selline sinine kolmnurk siin, ehk siis selline teatav läbi siis nagu suremise, läbi siis nagu transformatsiooni nagu tulenev, midagi tuleb nagu uut, on ju, ja ma arvan, me kõik tajume seda. Ja ma arvan, et see uus võib olla ka nagu just tänu sellele tehnoloogiale, selle tehisarvule ja kõigel sellele, et me hakkame tajuma seda muutust nagu kõikides tasandites, et nii looduses, siin see praegusel hetkel vist põleb erinevates maailma nurkades seda nagu mingid metsatulekahjusid on nii palju, kui neid võib-olla ei olegi siin nagu kombeks ei ole nii palju neid olla, eks. Et siis me hakkame nägema neid muutusi nagu kõikides erinevates sellises kihtides. Et nii planeet Maaga, nii meie enda eludes, nii tehnoloogias, nii meie töökohtades, et see kõik muutub nüüd järsku nagu hästi-hästi kiiresti. Ja need on olulised selle muutustega kaasa minna, võib-olla ka siis sellele nagu tähendusele rohkem tähelepanu panna, eesti keel on ilus ka, et nagu tähendus või tähele panema ja siis need tähed seal taevas üleval, need planeedid ongi mingis mõttes nagu need tähed on ju, siin on Altair, on siis see Kotka silm, eks, ehk siis pange tähele neid tähti, et iidsed kultuurid tegid seda, nad jälgisid kuud, eks, nad jälgisid alates juba Mesopotaamias on ju, Mesopotaamias ja Sumerid ja Pärsias jälgiti nagu eriti pingsalt kõiki neid planeete ja iga täht oli nagu eraldi vaatluse all. Iga täht oli eraldi vaatluse all ja nad mõistsid seda, et see kõik on omavahel ühenduses. Kõik on omavahel ühenduses, et ma arvan, et see on ka siis see üks asi, millega siis nagu see looja või see elu ise on ju, et ta sunnib meid nüüd sellega hakata nagu tegelema rohkem, et kui võib-olla, kui me see üks hetk ei pea enam siin mõtlema ka nagu sellisele ellujäämisele ja töö tegemisele, eks, et siis ka nagu aru saada sellest, et mismoodi see kõik on omavahel nagu ühenduses on ju. Kuidas inimesena siis nagu olla ühenduses või? On see, ma arvan ka see suur küsimus, eks. Et see on nagu see ellujäämise küsimus ka, et nagu aru saada sellest, et kõik on omavahel seotud. See, kuidas me nagu käitume omavahel, eks, kõik selline, et need 2 kõige hullemat asja, mis on nagu, 2 kõige hullemat asja, mis siis nagu kontrollivad meid või mis on nagu elus olemas on siis see hirm on ju. Ja siis viha, hirm ja viha, et need on need asjad, mis nagu kontrollivad inimest on ju. Ja kui meil on nagu kellegi vastu mingi viha või millegi vastu hirmu, eks, siis küsimus ongi see, et kus see nagu tuleb, eks. Ja ma arvan, et see ajastu ka sunnib meid siis, kas me tahame või ei taha, aga ta sunnib meid siis nagu tegelema nende teemadega ja siis sellest hirmust ja vihast nagu üle saama, eks. Et eks ma arvan, et see kõige suurem hirm on ka, inimestel on just nagu see surmahirm on ja vaat meil ongi mingis mõttes, meil on vaja nagu surra, eks. Kui me tahame nagu taas sündida või me tahame nagu transformeeruda, et see on see Pluto, see siin kuu kõrval, meie suhted on ju, meie endiga, meie alateadus, meie sisemaailm, meie kodu ja meie suhted nagu meist välja poole kõige lähedastamast kuni kõige kaugemateni ja siis see transformatsioon, et kuidas me oleme suhtes kõige ümbritsevaga. Et see on nagu hästi-hästi oluline ja see kõik hakkab pihta meist endist, on just see suhete teema, et millised on meie suhted, millised on su suhted just nagu sinu kõige lähedamaste inimestega, et kas seal on viha, kas seal on hirmu ja siis kuidagi nagu parandada neid, et kui me hakkame seda tegema nagu endast välja poole,
et me teeme enda suhted korda lähiinimestega, et meil on see soov seda teha. Mitte kanda viha endas, mitte kanda hirmu endas, et siis see maailm muutubki selliseks, kus me saame siis olla nagu nendest asjadest vabadeks, aga midagi on siin huvitavat on siin maailmas toimumas ja ma arvan, et see täiskuu ka siin ja see praegune planetaarne seis ka väga tugevalt viitab sellele, et siin on mingi selline tulehoopus aasta ja siis selline veevalu aasta tulemas, kõik see tehnoloogiline revolutsioon, et midagi suurt on õhus, midagi erilist on õhus, et me oleme tulnud siia sellesse aega, et kogeda seda suurt muutust inimestena ja luua siis sellist tähenduslikumat suhet siis iseendaga, taevaga, kuuga, et siin on siis ka see vanarahva tarkus sellest kuust, eks, et mida siis kõike ei tehtud ühe ja teise kuu ajal, et seal tulebki siis see pehme ja kõva aeg mängu, ehk siis see kõval ajal lõigatud puu ei mädane ja haavad ei lähe halvaks, ehk siis vanarahvas kogu aeg jälgis. Vanarahvas jälgis märke, nad jälgisid kuud, nad jälgisid omaenda, kui nad teevad midagi mingil ajal, et mis on selle asja tagajärjed. Hästi kõrge teadlikkus siis nagu ümbritsevast, teadlikkus märkidest, teadlikkus sellest, kuidas see looja või siis see jumal või siis kuidas iganes seda me nimetame, kuidas iganes keegi seda nimetada, kogu aeg saadab mingit märke, eks. Ja astroloogia on ka siis see märkide jälgimine, kuu on ka siis nagu see teadlik olemine, et sul on võimalik siis olla teadlikum sellest, et milline see kuu parasjagu on, eks. Ja siis ka oma siis nagu tegevusi, oma elu siis nagu korrigeerida, elada nagu suhtes selle kõigega, et mitte, et me ei ole nagu kapseldunud, me ei ole eraldi, me ei ole üksinda, nii nagu see meid on koolis õpetatud, et umbes, et teadvus on ainult siin inimese kolbas ja kuskil mujal seda teadvust ei ole ja kõik on materiaalne ja selline mehhanitsistlik või selline nagu robustne, eks, et tegelikult see elu on palju selline sügavam ja imelisem ja ilusam. Seda ilu tuleb osata märgata ja olla nagu teadlik. Olla teadlik kuust, olla teadlik nendest tähtedest. Olla teadlik siis, kuidas vanarahvas elas, eks. Ja siit saab siis lugeda ka selle vana kuu kohta, et siis on üks vanimad tekstid muidugi siis kuust on kirjutatud siis, või üks ettekanne, mida siis Jakob Hurt tegi 1899 aastal. Ja siis eesti keeli, ta räägib siis nendest kuutsüklitest, et Hurt siis kõneleb seal või kirjutab, et eesti keeli on need järgud kuu loomisaeg, noorkuu, täiskuu, vanakuu. Rahvas pruugib neid nimes igal pool ka aja tähendamiseks ja iga mees teab siis selgesti, missugune aja osa kuus iga nimega arvatud on. No siin Hurdal on 4 nimetud veerandid pehmed ja 4 vahepealsed tihve kõvad. Neid kõiki nimetab tema pehmeks ajaks. Need on ajad rahva usu järele, jutumärkides kõvad ajad. Ehk siis see pehme ja kõva aeg, et see kuu oli siis jaotatud nagu niiviisi, et üks osa kuust oli siis nagu see pehme aeg, oli kõva aeg ja siis seal olid vastavad tegevused, mida siis mingil ajal sai teha, eks. Ja kõik need teadmised ka, kui sa oled nagu teadlik elu üle ja kuu üle ja nende märkide üle või millal mida teha, eks, et siis mitte inimesed ei mõelnud välja neid asju, vaid et nad nägid neid. Nad nägid, et asjad on nii, et seal on mingi kõrgemad seadused on üleval. Ja need kõrgemad seadusi ongi võimalik nagu ära tunda või lihtsalt nagu näha, et me ei mõtle neid välja, et astroloogid ka ei omista siis selle kuule või Plutole või nendele teistele planeetidele siis mingid tähendusi siin Saturni ja nii edasi, et me ei mõtle neid välja, vaid et astroloogid on seal juba 1000 aastat, nad on siin üles vaadanud ja siis nad on jälginud sünnikaarte ja nad on aru saanud, et need tähed või need märgid kõnelevad inimestega, et see suhtlus on nagu sealtpoolt siia poole. Jah, et selline teadlikkuse teema ja kui siis huvitab see vanarahva neid tarkused ka, et siis need on ka siia õppematerjalidesse, need on siin üsna palju, et siis saab ka siit jälgida. Ja siis on võimalik neid kuufaase jälgida, kuutõus, loojang. Ma olen ise ka viimastel aastatel käinud rohkem siis kuutõusu vaatamas ja siis
selline väikene video siis sellest homsest või 29. juulil 2026 aasta täiskuust ja sellest värskest astutark.ee lehel asuvast siis sellest kuu feature'ist ja siis ma logisin välja, aga et siis siin saate registreerida, 7 päeva kasutada, vaadata oma sünnikaarti, vaadata oma lähedaste sünnikaarti, vaadata isiklikke transiite ja nii edasi, kõik need õppematerjalid ja siis see kõik on ka, baseerub siis Richard Tarnase uurimustööle, kosmose psüühiraamat, mida praegult ka siis Postimehe fond tõlgib eesti keelde ja kutsun teid siis tähtedega ja kuuga ja siis sellega, mis seal üleval on, sellist tähenduslikumat suhet looma ja mul endal on see väga kasulik olnud ja ma tean ka, et väga paljudele teistele inimestele ka ja kohtume siis juba septembri alguses uute huvitavate podcastidega ja videotega. Tšau! Minu nimi on Rico Veskiväli ja kui sa soovid personaalset sünnikaardi lugemist, siis ma olen seda juba teinud siin paar aastat, väga paljudele inimestele sünnikaarte lugenud. Kui soovid sellist täielikumat ülevaadet, terviklikku ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad minu sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel ricoveskiväli.com. See konsultatsioon kestab 90 minutit ja maksab 80 €. Miks mitte saada targemaks selle osas, et milline oli taevalaatus sinu sünnihetkel ja mismoodi see sinu elu mõjutab. Tule konsultatsioonile, registreerida saad ricoveskiväli.com.